Hea filmivaataja, meie Eesti peakokad kutsume sind osa saama Eesti toiduloost. Ja meie südamesoov on tuua lapsed toidu valmistamise juurde. Jätku leiba! Eesti toidu lugu ja Eesti rahva toitumisharjumused on väga tihedalt seotud loodusega ja keskkonnaga ümber meie. Me asume Põhja toiduvööndis ja johtuvalt sellest on meil 4 aastaaega. Kevad, suvi, sügis, talv. Igal aastaajal on olnud Eesti rahva toiduharjumustes oma iseloom ja oma nägu. Kuivõrd kevadeks on otsa saanud talveks kogutud liha ja lehmad on uuesti hakanud piima lüpsma, siis on olnud kevadisel perioodil Eesti toidulauas suure aukohal piim ja piimasaadused. Ära ei tohi unustada, et eestlane on olnud alati talupoeg ja kasvatanud oma vilja ja loomi ise. Eestlase toidulaud on olnud pigem kesine, kui et rikkalik. Ja iga kord, kui toitu valmistati, mõeldi suurelt. Mõeldi selle peale, kuidas aega mitte liiga palju kulutada. Eestlane tegi oma toiduvaru valmis suure katlaga, kust kõik suure lusikaga ühe perena sõid. No hilisemal perioodil siis läksid juba portsjonid väiksemaks, tekkisid uued tehnoloogiad ja 19. sajandi keskel tuli Eestimaa toidukultuuri 2 olulist märksõna. Pliit, mille tulemusena hakkasid eestlased toitu praadima, nii kala kui köögivilju, aga kõige suuremaks võib-olla uustulijaks oli eestlaste toidulaual kartul, sest et senini oli eestlane ju söönud valdavalt leiba, mis oli kultusliku tähtsusega. Eks te olete kuulnud neid ütlemisi ilmselt, et leib on vanem kui meist keegi või et kõike seda, mida eestlane sõi leiva kõrvale, nimetatigi leiva kõrvaseks, ehk siis kõige olulisem toit oli eestlaste jaoks leib. Aga mitte ainult leiba ei söödud, vaid ka köögivilja. Ja nii nagu sai öeldud, siis kartul on alles üks uus tegelane. Enne kartulit sõid eestlased kaalikat, kapsast ja naerit. Suvisel ajal muidugi ka herneid ja läätsi. Eestlaste juba pikka aega väga-väga hingelähedane teema hoidistamine sai hoo sisse just tänu sellele, et tekkisid pliidid, et tekkisid kodumajanduskoolid, kus oli võimalik tarkust saada, kuidas täpselt sööki valmistada, millistest toiduainetest ja kuidas neid säilitada. Ja loomulikult ka sellest, et eestlastele sai kättesaadavaks purgid ja sellised nõud, mille sees oli võimalik juba hoidistada siis sööki pikemas perioodis. Kuivõrd kuningaid ei ole meie maal olnud, siis kõige tähtsam oligi mõisniku poolt antud tarkus. Mõisaköögis sai sööki valmistada juba ka ürtide ja vürtsidega, mis enamikule talupoegadest oli ju kättesaamatu. 20. sajandi alguses toimunud tööstusrevolutsioon oli põhjuseks, miks paljud talupojad läksid linna õnne otsima. See omakorda muutis nende toidulauda, võimalusi ja ka harjumusi. Saabumas oli Eesti toidu esimene kuldajastu. Eesti Vabariigi iseseisvumisega peale esimest maailmasõda toimusid suuremad muutused ka eestlaste toidulaual. Üheks selliseks oli, et restorane ja kohvikuid hakkasid pidama eestlased. Linnapilti lisandus poode ja turge, kus oli võimalik osta erinevaid, kas kohalikke või siis importkaupu. Kohalikest kaladest oli turul esindatud forell, koha, haug ja tint. Importkaupadest oli paremini kättesaadav kohvi, riis, erinevad vürtsid ja roosuhkur, mida eelnevalt asendas köögiviljasuhkur või siis mesi.
külades jõudis lauale ka heeringas, mis tänapäeval on väga tavaline ja peetakse üheks Eesti väga oluliseks tooraineks. Nooremad hakkasid rahvapäraste toidu nimetuste asemel kasutama uusi, nagu näiteks kõrt, leem ja roog oli ühe koondnimetusega supp, mida me tänapäevalgi tunneme. Samuti hakkas levima kokaraamatute kirjutamine ja naisseltsid hakkasid läbi viima erinevaid kogemuskursusi, esialgu rohkem hoidistele ja toidu säilitamisele, selleks, et hooajalisi kaupu ja toorainet kasutada ka talve- või kevadperioodil. Linnaelu elavnemisega 20. aastate alguses kujunes üheks argipäeva osaks linnades kella 5 tee joomine, mis on küll üle võetud inglise traditsioonist, kuid aitas väga tugevalt kaasa Eesti parema kohvikukultuuri arenemisele. Parimatest kohvikutest võib esile tuua Tallinnas kohvik Kultes ja Tartus Werner. Restoranide hiilgeajaks kujunes 30. keskpaik. Menüüd vaid kujundatud aastaaegadest lähtuvalt ja igal võimalusel kasutatud erinevaid ulukeid või metslinde. Üheks restoranide lipulaevaks 30. keskpaigus kujunes restoran Tuunoorid, kes alustas igal neljapäeval küünlavalgus õhtusöökidega. Teise maailmasõjaga taandus restorani kultuur Eestist. Väljakujunud maitse-eelistused ja toitumisharjumused asendusid uutega. Järgnevat ajaperioodi tuntakse Eesti kulinaarias seisakuna. Seisak Eesti restorani kultuuris kestis kuni uue vabariigi taassünnini. Siis avanesid piirid ning meieni jõudsid taas peenemad maitsained ning välismaa kokad. Tagasi 40-ndatesse. Eestisse jäi järgi vaid käputäis restorane ja seal sai käia ääretult vähe inimesi. Küll aga hakkas lihtrahvas käima sööklates söömas. Sööklad tekkisid eelkõige suuremate ettevõtete juurde ning pärast seda ka avalikud sööklad. Alguses oli teeninduskultuur sööklates suurepärane. Prouad, kes olid 30-ndatel sitsi põllekestega teenindanud kohvikutes, suunati edasi sööklatesse ja aitähid ja palunid käisid siia-sinna. See kõik muutus hiljem ja teie emad, vanaemad kindlasti mäletavad, kui ebameeldiv kogemus oli sööklakülastus. Menüüdest tekkisid üle vabariigi siis sarnased toidud igale poole sööklatesse. Siiamaani meil ka pakutavad seljankad ja kuljašid on just 50-ndatelt pärit. Ja lisaks sellele, et hind oli üle NSV Liidu täpselt sama, olid ka retseptid grammi pealt välja mõõdetud ja kaalutud. 60-ndatel hakkasid inimesed sovhoosis juba palka saama, seega elatustase tõusis ning toitu peale hakati rohkem kulutama. Eriti mõnusad olid loomulikult sünnipäeva ning muud peolauad. Mitu perenaist tulid kokku, igas külas oli oma brigaad perenaisi, kes siis käis suurematel üritustel talitamas ja tehti mitu päeva koos sööki. Laudadel olid lookas väga peened ja meilegi hästi tuntud road, nagu singirullid, täidetud munad, heeringas rasolje, kartulisalat ning marineeritud räimed. 60-ndatel olid restoranid rohkem tantsimise ja sotsialiseerumise kui söömise kohad. Et restorani üldse sisse pääseda, tuli Šveitserile maksta, ütleme, et 3 rubla ja siis sai sinu seltskond ilusti restorani. Toidud seal restoranis ei olnud nagu suuremad asjad ja sellepärast seal ka ei käidud, aga nad olid kõik Moskva poolt kehtestatud ja üle vabariigi oli kõikides restoranides täpselt sama hinnastus. 70-ndad ja 80-ndad tõid Eestis kaasa suurema defitsiidi. Taaskord tuli leida tee maasugulaste juurde, kellel siis ligipääs kartulipõllule. Vastutasuks anti muud defitsiitset kaupa, nagu sokid ja kummikud. Siis tekkis sugulaste vaheline kaubandus. 80-ndate üks kõige ägedam hitroog oli grillkana. Kõige vingemad restoranid Tartus, Kaunas, Tallinnas, Viru grill hakkasid pakkuma sellist rooga nagu grillitud kana. Ja see kõik oli põhjustatud sellest, et Eestisse tekkisid oma broileri kasvatused. Ja Tallinnas Liivalaia tänaval tehti isegi pood, mille nimi oli Kikas, kus sai grillkana koju kaasa osta. Seal olid järjekorrad 1,5 kuni 2 tundi. 80-ndate lõpus hakkas meile jõudma esimesi välismaiseid kaupasid Soomest. Tulid jenkinätsud, mehukati ja banaanid.
Banaanide puhul seisid inimesed järjekordselt tunde ja tunde, et saada omale kobar või 2 täiesti rohelisi tooreid banaane. Aga söökidest tekkisid meil esimesed hamburgerid, pingviinijäätis, bistroodes müüdav täidisega keeduvorst ja soojendatud pitsad. Neid sai soojendada mikrolaineahjudes, mida kõigil veel ei olnud. 90ndate alguses jõudsid Soomest meieni kokad ja restoranipidajad, kelle käe all siis meie kokad said hakata õppima uusi väärtusi, uusi tooraineid, uusi toidu tegemise võtteid. Ja sellest kasvaski välja tänaste vanemate peakokkade põlvkond. Senised Salme Masso kokaraamatud vahetati välja värviliste piltidega soome- ja ingliskeelsete raamatute vastu. Lilian Kosenkranius vahetati välja Jassi ja Martti Koppeliga, kes siis televisioonis uusi retsepte inimestele jagasid. Ning põlvkonna vahetusega Martti Koppeli poeg Joonas räägib teile kohe, kuidas lähenevad toidule 2000ndate aastate kokad. Uued ajad, uued inimesed, uus sajand ehk nullindad viisid hästi palju meid siis edasi Eesti toidumaastikus kindlasti. Hakkasid arenema erinevad variandid, kuidas võimalik on Eestis arendada ennast. Hakkasid tulema uued kokasaated, kus inimesed võisid ennast harida, kodus seda kõike järgi teha. Tulid ka uued toorained. Kõik avanes, et me saime ka kasutada muud kaupa Euroopast, mujal maailmast, mis meie toidukultuuri kindlasti hästi palju arendas. Tulid ka uued söögikohad eri riikidest, mis tõid meie kokkadele ja erinevatele tavainimestele erinevad tehnoloogiad. Ja õnneks on meil, nüüd oleme jõudnud juba nii kaugele, et me saame kasutada enda oma tooraineid, oma juustu, oma köögivilju. Et siin me kasutamegi hetkel suitsutatud tomatit, mozzarellat. Anname sinna natukene suitsu juurde. Meie kohalikust juustufarmist teeme õhupalli. Ja see võiks ka olla toit, mis seob meid muu maailma ja meie enda traditsioonidega. Kokatöö ei ole lihtsalt töö, see on kirg, armastus selle vastu, mis sa teed. Kõik, kes su ümber on sinu perekond. See on see, mis meid paneb hommikul tõusma ja õhtul kiiresti magama minema, et tuleks uus päev. See on amet, kus sa leiad endale alati parimad sõbrad, head kolleegid, keda sa oled nõus iga kell aitama. Palun. Aitäh sulle! Mul on väga hea meel, et just sina annad moodsa köögi teatepulga edasi. On vähe Eestis perekondasi, kus on 2 andekat peakokka koos. Hea noor inimene, oled jõudnud Eesti toiduteekonna lõppu, tänapäeva. Parimad Eesti peakokkad on kokku tulnud ja meil on mure. Eesti noor liigub liiga kiiresti toiduteekonnast eemale. Liiga palju tarbitakse valmis toitu. Mis on toit? Toit kui selline on meie kehale väga vajalik. Võib ka öelda üks tähtsamaid osasi meie elust. Koos kokkamine kodus, oma perega, oma sõpradega on väärtus, kus jagada oma päeva emotsioone, tegemisi ja tahtmisi.